tere õhtust, korvpallisõbrad ja muidu tublid spordihuvilised, kes ennast täna meie lainele on lülitanud. No meie rõõmuks on Delfi tee endiselt see koht, kus hääles ja pildis kokku saada ning põnevatele mängudele kaasa elada. Tuletan veel meelde, et meid on võimalus jälgida ka Delfi Sport Facebooki kodulehel. Oleme seal laivis ja on siin kohal ka hea mul sisse juhatada mängueelsed intervjuud. Silver Lepik, oled 2 viimast mängu meeskonnaga soojendus kaasa teinud. Viisakus küsimus kohe algusest, kuidas tervis on? Tervis paraneb, selles suhtes ma ei tea, kas selles seerias, aga edaspidi äkki tahaks juba võistkonna nagu platsi peal aidata. Et kindlasti on plaanid tagasi tulla, et isu on siin, palju siin on, kuude jooksul juba kasvanud kõvasti? Ja loomulikult, see isu oli juba siin paar kuud tagasi väga suur, et ei julge, et ma tahan arstide käest kinnitust saada ja siis, kui sealt tuleb roheline tuli, siis nii ma jälle platsil olen. No play-off'e ju võib nimetada nii-öelda suured mängud, et oled ise mitmetel osalenud finaalis ja tead, kuidas see asi käib. Et räägi, kuidas sellisteks mängudeks ettevalmistamine käib. Nii-öelda mentaalselt, individuaalselt mängija, iga mängija ise endaga. See ongi, iga mängija peab endal leidma selle viisi, kuidas valmis olla. Et meil on nii noor sats, et ma arvan, paljud ei ole olnud sellises olukorras, kus sa oled 2-0 ees ja sul on vaja kodus see seeria ära lõpetada. Et igaüks peab endal leidma selle ja selle jaoks on vanemad mängijad ka meil, kes kui asi jälle laadaks läheb, siis hoiavad veidi tagasi neid. Just tahtsin küsida, et sina kui vana olija, et annad õpetussõnu ka noortele, et see on ju vanade meeste ülesanne. Ja ei, loomulikult nii peabki, et eks ma ikka üritan, jah. Et eelmine mäng ka, et sai seal, ma arvan, mõnda sai ikka aidatud veidigi maha rahustada, et see platsi peal üle ei keeks. Et loomulikult siin lähevad andmiseks need mängud ja ikka juhtub neid, et siis ongi vaja, et keegi seda külma pead, et treener ei jõua üksi kõike teha. No oled ise ka ikkagi Eiko Rannulale selline suur abiline olnud, ma olen siin kõrvalt vaadanud, et kuulab ta sind ka mõnikord? Ma nii väga Eikole seda nõu ei anna, ma pigem olen ja üritan niimoodi vaikselt seal taustal, see Eiko teeb oma jutud ära ja siis ma kas midagi seal ütlen omalt poolt, mida ma arvan, et võiks olla kasulik, aga ma niimoodi Eiko sinna mängumaale väga rügima ei hakka. Aga no üleüldiselt, et räägi natukesest play-offist ja võib-olla kõikidest mängudest, et kes on Pärnu mängijatest kõige rohkem riielda saanud Eiko Rannule käest? Juures Eiko ei ole väga siukene, et kedagi üksinda ette võtaks niimoodi, et see ei ole õige koht enam siin play-offides kedagi hakata sõimama või niimoodi maa pealt tõmbama. Siin läheb viltu, siis tuleb rahulikult ära rääkida, mida tehti valesti ja lihtsalt andagi seda positiivset emotsiooni, et sellest ise üle saada. Kui siin väga räuskamiseks läheb, siis ma arvan, mõni mees võib täitsa liimist lahti lüüa ja see arvestades meie pinki, siis me ei saa lubada endal seda. Aga 2-0, et see ei ole praegu mingi teema, et läheb nii-öelda nagu oleks 0-0. Ja loomulikult, et siin see on niisugune klišee öelda, aga iga mäng on nagu sellest, et play-offis on üks mäng korraga, et ei saa võtta siia, et me oleme 2-0, et meil on kuskil midagi anda järgi. Kui teete üle midagi anda jälle õhku siin, et ja täna siin nad võtavad mingi kindla võidu meie vastu, siis see seeria võib minna veel pikale ja seda me kindlasti ei taha. No soovi lõpetuseks vastas meeskonnale midagi? Et täna kaotaks. Aitäh! Raido Ringmets, ütle ausalt, kas on meestel nüüd näod täis korralikult sõimatud või see ei ole tänapäeva korvpallis enam teema või üleüldse ei ole teie kui treenerite stiil? Ma ei tea, kas see on tänapäeva teema või ei ole, et pigem on see ikkagi nagu individuaalne mängijat, et osadele sobib, et keda sõimatakse, osadele mitte. Enda ajast mäletan, et mind oli vaja sõimata, aga erilist sõimamist pole olnud, et tegelikult on ju 2 mängu olnud niisugust tasavägist, on natukene juba me otsa oleme mängust kätte saanud, aga lihtsalt Pärnul on alati niisugune ekstra käik, on mingi ekstra mehe näol, kes teeb hea mängu ja need lõpud on seekord, need 2 tükki on Pärnule läinud, et eks me proovime täna paremini. No kõik need jutud, selg vastu seina ja hädas ja kõik, on see üldse midagi, millest rääkida? Ma arvan, et see selg vastu seina, nii ja naa, järjekordne play-off mäng, kõik teavad, play-off mängud on tähtsad, on see esimene, teine või kolmas, lihtsalt täna on seis selline, et kui täna ka ei tule, siis on meie jaoks see play-off selleks aastast läbi, et ma arvan, et see ei pane ekstra pinget, et pigem need kõik 3 mängu on tulevad ühesugused, et niisugused pingelised tasavägised nagu play-off ikka. Oled nõus, et tegelikult võib selline seis isegi olla just soodne kaotaja meeskonna selles mõttes, et mängudega taga, et Pärnu justkui hea lihtne olla,
ja TTÜ-l on mõnus mängima hakata. Ma ei usu sellesse eriti, sellepärast et tundes natukene ka Pärnu peatreeneri Heiko Rannulat ja vaadates nende võistkonda, neil on päris palju ikkagi kogenud mehi, kes nagu teavad, et mis tuleb teha ja ma ei usu, et nad tulevad nagu nüüd kergekäeliselt võtma, et 2-0 ole mees, et võtame täna ka ära, et siis saame natuke puhata. Et pigem ma arvan, et nad on ikkagi väga valmis täna. No kui 2 mängu ikkagi olete alla jäänud, siis tuleks midagi muuta, et mis see on? Ma arvan, et väga palju nagu meie taktikalist ülesehitust ei tule muuta, lihtsalt võib-olla me oleme eelmises 2 mängus natukene mõnes momendis lohakad olnud ja oleme nagu enda selle distsipliini natuke alla lasknud ja mõne sellise kokkulepitud asja vastu eksinud ja Pärnu on selle ära kasutanud. No täna me näeme väljakul Sander Saaret, milles põhjus ja kui palju see mängu mõjutama hakkab? No Sandril on põlvehäda, mis tal oli juba eelmine aasta ja tal juhtub vahest nii, et peale mänge läheb põlv paiste ja praegu uurime, vaatame, mis arstid räägivad, et täna ta kindlasti ei mängi, aga kui seeria pikemaks venib, siis ei oska öelda. Aitäh, Raido, ja edu mängudel! Oleme tagasi pildis Delfi TV vahendusel ja näeb meid ka Facebook laivis. Just hetk tagasi on tutvustatud TTÜ mehi. Kahju küll sellest, et TTÜ mehed tulid siia väljakule sellises äärmises vaikuses, et mitte ühtegi TTÜ poolehoidjat justkui ei ole siia kohale jõudnud. Võib-olla alles tulevad, kes veel ei tea, siis koht, kus mäng toimub, on Pärnu spordihall loomulikult. Ja hetkel siin pildis ka on Pärnu mehed väljakule jooksmas. Aga olukord on endiselt huvitav ja keeruline, mitte ainult TTÜ-le, vaid keeruline ka Pärnu Sadama meeskonnale. 2 seni peetud play-offi mängu napilt võitnud Pärnu, mis tähendab, et TTÜ-l ei ole muud midagi teha kui hammustada ja usun, et Pärnu mehed on kindlasti sellega arvestanud ja selleks ka valmis. Eesti meistriliiga play-offis on juba esimene poolfinalist selgunud Avis Utilitas Rapla näol. Ja on suur võimalus, et täna siin ka selgub teine võistkond, kes on ennast 4 hulka mänginud. Kui täna Pärnu võidab, siis on Pärnu poolfinaalis ja TTÜ jaoks on see hooaeg lõppenud. Võib-olla on oluline ka mainida, et Pärnu võidu puhul on tegemist ajaloolise sündmusega, sest aastast 2006, kui Pärnu üle pika aja esindusmeeskonna välja pani, ei ole kordagi poolfinaali jõutud, nii et kindlasti on suur koorem praegu Heiko Rannulal kanda. Kas ka mees seda ise nii võtab, saab kindlasti näha. Aga TTÜ poole peal kõik on endist viisi, küll ei ole täna mänguvormi seljas Sander Saarel, nii nagu ka siin mängueelses intervjuus TTÜ abitreener Raido Ringmets mainis, et on natukene mures põlvega, teeb talle see liiga ja otsustas täna mitte mängu kaasa teha. Ja kui siis siit veel saab mänge näha nende 2 võistkonna vastasseisus, siis on ka Saare väljakule jooksmas, nii et tegemist midagi tõsisega ei ole, pigem lihtsalt selline natukene puhkust anda. Aga mis oleks siis need võimalused, kuidas täna TTÜ võiks Pärnut hammustada, et loomulikult kiirus ja teravus, mis on olnud läbi selle hooaja TTÜ selliseks trumbiks ja sellega tehti kõvasti peavalu ka võistkondade eelmises kohtumises, kus Pärnul ikkagi oli olukord mängus, kus häda käes ja tundus juba, et TTÜ võtab oma esimese võidu, kui siis Pärnu poolt kogenud mehed nagu Seskus, Pubalo ja ka Hallik tõid ikkagi selle mängu pärnakate poole peale. Ja teine teema on loomulikult meeste närvid, et võime siin kohe ette lugeda ju mõned tehnilised vead, et ikka on neid vigu teenitud nii TTÜ poole pealt kui Pärnu meeste poole pealt. Ka eelnevas kohtumises Järvelainel sai tehnilise, mille Rait Käbin ka pärast intervjuus välja tõi, vihjates sellele, et niisugustes mängudes
tuleb pea külmana hoida, eriti nii kogenud mängumeestel nagu Järvelainen on. Ja ka Reinar Allik ei ole päris puhas poiss, on ka siin omale võistkonnale natukene segadust teinud, seda suppi seganud siin, põnevaks mängu ajanud tehnilisega. Aga usun, et need jutud on võistkonnas juba mitmed kordi ära räägitud ja vaevalt keegi selle vastu täna ei eksi. No loodame. Aga mehed, võistkonnad on kogunenud oma pinkide juurde veel viimast nõu saamas ja usun, et kõik need samad jutud, mis sai ka siin ära mainitud ja mis kõikidele korvpallisõpradele juba justkui päev selged on, saabki praegu treenerite poolt üle korratud ja võistkonnad kohe-kohe mängu on sekkumas. Mängu juhivad vilemeestest peatreener Rain Peerandi, abistamas Mart Uue-Hendrik ja Rauno Peerandi, komissar Andres Tobi. TTÜ poole pealt mängu tulemas Toomas Raadik, Järvelainen, Kiu Rakenberg, Olmre ja Koort. Pärnu poole pealt Seškus, Pubalo, Sutt, Reinar Allik ja Mihkel Kirves. Et teada-tuntud mehed väljakul astumas, suuri muudatusi tehtud ei ole ja mäng saab alata nii, nagu viimased 2 kohtumist play-offis möödunud on. Veel viimased tervitused kohtunikele. Loomulikult tuleb edu soovida, viisakaks jääda kuni mängu lõpuni ja on peakohtunik Rain Peerandi palju mängi viskamas ja saab TTÜ esimese rünnaku õiguse endale, kui Mihkel ja Sutt juba kahekesi noolivad. Koort möödas ja on Sutt lauas, aga siin Järvelainen pani kohe käed külge ja kohtunik fikseerib hüppepalli ja nool on loomulikult Pärnu poole peale. TTÜ kõrgelt. Seškus toob palli üle. Ja Pärnu alustab rahulikult. Mihkel Kirves võtab Koort ette. 1-1 ja Pubalole. Pubalo meelitab sealt kohe vea välja. Korvi küll ei tule, aga siin oli ka natukene õnne, et Mihkel Kirvesel läksid need jalad kuidagi seal rütmist välja aga Pärnu õnneks sealt jooksu ei fikseeritud. Pubalo viskejoonel ja esimene vabavise resultatiivne, 1-0 viib Pärnu juhtima. Pubalo on tänavu visanud vabaviskeid 71%-ga, pika mehe kohta kindlasti väga hea tulemus ja on resultatiivne ka teisel viskel. Sten Olmre, ei ole kiiret ka TTÜ meestel. Võtavad rünnaku pikalt ülesse ja kohe Kirves ette. Läheb 2 mehe alla ja sealt ei tule midagi. Kiu Rakenberg, Pubalo lauas, Seškusel võimalus kiirelt üle tulla. Tahtis siit Kiur praegu kiiret viga, aga oli selline poolik otsus tema poolt ja Seškusel ei olnud üldse probleemi siit vasakult poolt, vasaku käega 2 punkti juurde tuua. Ja on vägesid juhatamas Sten Olmre. Kattest, Koort, Olmre, ebavõrdne vahetus, võtab ette, aga ei, sealt ei saa viga. Küsib küll kohtunike käest viga, aga oli Pubalo nii hästi vastas. Ilus sööt Mihkel Kirvesele ja täitsa vabaks jäeti praegu Mihkel Kirves korvi alt, seal oli kerge segadus TTÜ poole peal. Ja endiselt ei taha TTÜ mängu kiireks ajada, et siin pigem otsitakse rahulikult, natukene jälgitakse seda olukorda, kuidas mäng kujunema hakkab. Järvelainen Pubalo vastu, tagasi hüppega ja need on need liigutused, mida Järvelainen ka on kenasti siin meile näidanud, kas nüüd Reinar Alliku pealt õppinud või vastupidi, aga nendel mõlemal meestel on need siuksed leivakad. Seškus, Pubalo peale mängitakse jälle. No sealt oleks võinud juba Pubaloga viiske sooritada, et oli sellised vastasmängijate käed küljes, aga Mihkel Kirves eksib viskel, ründelaud. Et kui räägida laudadest, siis viimases kohtumises TTÜ spordijoones üllatavalt ei domineerinud lauda Pärnu mehed, vaid
vaid olid just TTÜ mehed päris tublid lauapallide noppimisel, kui nüüd Koort tunneb, et võiks Alliku vastu teha, aga Järvelainen, kes viimases mängus läks endast nii välja, et teenis tehnilise ja ei saa siit Sutt viga. Olmre kiiresti üle, 4-1 olukord ja Toomas lahendab selle. Toomas Raadik lahendab selle kindlalt. Ja nüüd on kõrgelt peal käib TTÜ. Ei lase palli lihtsalt välja sööta. No on Pärnu tagamehed sellel hooajal peale Norman Käbini väljaminekut head tööd kaugematele positsioonidele teinud, et peavad siin Mihkel Kives palli üle tooma ja Simon Sutt, et praegu on TTÜ kaitse ikka väga auguline, et tuleb ühest ja teisest kohast väga kergeid olukordi praegu Pärnu jaoks. 8-4 Pärnu kasuks. Koort täitsa vaba, võtab ette, aga ei lähe see vise. Mihkel Kirves. Jälle oli seal Simon Sutt täitsa vaba ja Reinar Allik. Ja kui Reinar Alliku püss hakkab paukuma, siis teadagi on TTÜ meestel väga keeruline. Aga esimene time out TTÜ poole pealt ja saame puhkama minna ka meie. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Oleme tagasi Pärnu spordihallis ja Pärnu spordihall on viisakalt rahvast täis tulnud, pärnakad on omadele kaasa elama tulnud ja meeskonnad on tagasi väljakule astumas. Tõepoolest, initsiatiiv on praegu Pärnu käes ja TTÜ time out see oli Rait Käbinil. Ei jäänud muud üle, kui mehed kokku võtta ja asjad korra üle rääkida. Vaatasin korra üle ka eelmise mängu protokolli. Sain siin juba kõva häälega välja öeldud, et TTÜ domineeris lauas siiski. Lauapallis jäi 2 alla TTÜ 40-42, aga sellist üllatavat või eeldatavat suurt üleolekut Pärnu puhul ei olnud. Et pigem oli märkimisväärne see, et Pärnu tegi poole rohkem pallikaotusi kui TTÜ. Aga Järvelainen teeb seda, mida Järvelainen oskab väga hästi ja 3 olulist punkti TTÜ-le juurde. 11-7. Seskus, Sutt. Reinarile 3 taha. Ja Seskus oskab ka väga hästi all mängida, võtabki ette Kiuri ja ei saa Kiur Rakenbergi vastu. Mihkel Kirves saab palli välja antud. No otsivad pärnakad alla ja loomulikult see on kindlasti üks käik, mida peavad pärnakad kasutama, see on nende trump ja kui pall alt läbi ei käi, siis ei oleks sellistel meestel nagu Pubalol siin Pärnu võistkonnas üldse midagi teha. Aga loomulikult ei saa see asi ühekülgseks jääda. Pall peab ka kaugelt läbi käima, aga õnneks on pärnakatel suhteliselt palju selliseid universaalseid mehi nagu Mihkel Kirves, kes oskavad palliga kaugelt teha ja ka korvi alt. TTÜ-l on Sander Viilup väljakule tund, kui Toomas Raadik võtab ette. Viilup, Kiur Rakenberg, 3 punkti vise ja see ei ole täpne. Pall jääb Pärnu kätte. Kindlasti on Toomas Raadikul täna siin raske töö teha ja ka teistel pikkadel, TTÜ kohta on pikk mees, ka Järvelainen ja Vujovits on kindlasti pingi peal ootamas oma korda. Kui siin Pubaloga või Reinar Allikuga maadlema saaks hakata. Seskus hoiab palli ja hoiab ilusti palli, viskab mööda, aga sõber Pubal on toetamas ja
ja korrigeerib kerge eksimuse ning toob 2 punkti juurde. Toomas Raadik vaatab korvi poole, on sellel mehel kolmese kätt küll ja proovib, viskab ette, sööt välja. Keeruliseks teevad need mehed oma rünnaku, kui Simon Sutt. Selline pool leiab, pool pealpanek. Aga ei ole vahet, sest 2 punkti tuleb Pärnule juurde. Ei ole täpne ka Olmre vise. Aga Pubalol ja Järvelainen blokeerimata ning eksimus jälle TTÜ poole pealt. No TTÜ mäng on praegu äärmiselt rabe olnud. Palju pallikaotusi. Nikola Vujovits on vahetamas Järvelainen ja väljakule tuleb ka Rannarraap. Simon Sutt toob palli üle. Pubalo kõrgel, 3 taga. Ja on täpselt silmad praegu kohtunikul, need olid millimeetrite mäng, aga tõepoolest seal Seskuse tossu äär musta joone peal oli ja sealt ei ole muud midagi kui vilistada ning pall TTÜ-le üle anda. Õigus TTÜ-l tulla ründetsooni. Natukene on sellist kerget segavust TTÜ poole peal näha, et ei teata täpselt, mida siin nüüd ette võtta või kuidas asjades kokku lepitud on. Ei jää muud üle, kui Kiuril 1-1 võtta. Ja Viilub toob hädast välja. Rünnakuaja viimase sekundiga tabav 3 punkti vise ning tagasi 5 punkti peal. No kuidagi ei taha kohtunikud Kiur Rakenbergi vigu ära võtta, et see oli juba teine katse, aga kohtunikud lasevad mängul jätkuda. Kirves, Sutt, Pubalo 3 punkti vise ja see on täpne. Domagoj Pubalo, 3 punkti. Sten Normre. Sten Normrel on kindlasti hea pallikäsitlus. Vaatame, kuidas on TTÜ pikkade suhe palliga. Ja Olmrel ei ole siin muud midagi, kui Pubalo vastu 1-1 ette võtta. Et Pubalo hoidis sellist teatavat distantsi, oli näha, et lühem mees on vastas ja päris otsa ei saa ka minna. Aga Olmrel on kiire vise ja sealt võib väga kähku 3 punni tulla. Kirves ei mõtle palju ja võtab ette sealt mehed ja Toomas Raadik tõstab siin käe. Esimene viga, 3. meeskondlik viga. Vahetus TTÜ, mängu tuleb number 8, Risto Puur. Ja Risto Puur tuleb vahetusest ja annab Kiur Rakenbergile puhkust. On mees 16 mängus osalenud ja keskmine mänguaeg 6,3 minutit. Et üleliia palju ei ole saanud, aga on loomulikult väga mõnus, et Rait Käbin ka noortematele meestele võimalust annab. Aga mäng on tulnud ka Karl-Martin Kask. Kui väga hästi Pärnu jälle lahendab poolkiired sellised olukorrad. Et hetkel tundub, et Pärnule sobib just kiire mäng rohkem kui see aeglane solgutamine. Pikad on praegu. TTÜ pikad on praegu ette võtmas, aga ei, küsib korra veel Tom üle, kas siit võiks viga vilistada, aga Rain Peerandi nii ei arva ja mäng jätkub. Hoopis Pärnule tehakse viga ning Toomas Raadik saab puhkust natukene hinge tõmmata, et on mees täna üritanud ühe külje alt ja teise külje alt, aga ei ole neid punkte siin juurde selle mehe abil tulnud. Kiur Rakenberg on kõrgelt praegu siin mehi taga ajamas. Ja väga kerged on Pärnu rünnakud praegu. Teravus sisse, sööt ja lahendus, et see tempo Pärnul väga hästi istub ja 22-3, nii et 9 punkti edu Pärnul, nii et mis võiks parem olla. Et loodame, et TTÜ kindlasti selle seisuga rahule ei jää ja see mäng selliseks ühekülgseks palli tagaajamiseks ei muutu. Ja praegu mõlemas meeskonnas rotatsioon korralikult käima pandud, saavad kõik mehed puhata ja saavad kõik mehed ka kohe tagasi tulla, et pikka pausi kellelgi ei tehta. Praegu Mihkel Kirves jälle tuli, sai Sutsu puhata ja andis Simonile vastupidiselt. Aga Vujovits
Rannar Raabi vastu. No pikkuse vahe siin on ilmselge, aga ei ütleks, et Raabil kehvem keha vastu panna. Praegu kohtunike poolt oli see märkus, et käed olid liiga seljas, et ilmselt siis küünarnuki nurk ei olnud selline, nagu eeldatakse, et 90 ja vähem. Aga see on järjekordne pallikaotus TTÜ-l ja on mehed ka ise täielikus ahastuses, et millest see nüüd tulevad, kui eelmine mäng oli probleeme Pärnul pallikaotustega. 18 Pärnul ja 9 TTÜ-l, siis hetkel on TTÜ pahuksis. Seskuse kolmene, tundub, et TTÜ on maalasse läinud. Oli jälle hea võimalus siin Karl-Martin Kasele hea sööt anda, kui tuleb time out ja meil on võimalus korra kuulata, mida treeneritel on time outil meestele rääkida. No jutud on räägitud ja tundub, et Heiko Rannula see väikene väljak, kuhu siis treenerid oma kombinatsioone joonistavad, oli ikka väga palju kritseldusi täis, nii et saab näha, mis siit välja joonistati. Seskus Pubalole, alla mängitakse. Ja seal on 2 kõva keha vastas ja Pubalo lahendab selle väga kvaliteetselt ära. Aga oli Vujavits korralikult keha vastas ja ega seal nagu palju teha ei andnudki. Ilutu hoiab palli. Koort. Kiu Rakenberg. No otsivad TTÜ mehed kohta. Nüüd on 3 võimalus ja ei ole sõbrad Pärnu korvid. Kui siin Järvelainen lahendab probleemi ära, kiiresti söödetakse pall välja. Ja pall läheb ka ründetsooni kiiresti, aga sealt Kirves nüüd hakkab Rain Koorti ette võtma, kui Karl-Martin Kask võetakse siiski jooks. No Karl-Martin Kasest tuleks kindlasti omaette rääkida, sest see mees on, ütleks, et selle Pärnu võistkonna üks kõige suurem võib-olla avaneja koos Mihkel Kirvesega. Et isegi arvan, võiks siin pikkade meeste kõrval rohkemgi mänguaega saada, et korralikke esitusi on teinud ja kvaliteetselt pingilt tulnud ning mängu näidanud. Aga TTÜ otsib kohti. Ja no, oleme ausad, ei ole parimad lahendused, aga Pärnu õnneks TTÜ õnneks need sisse lähevad ja esimene veerandaeg on läbi. 6-punktise juhtimisega on Pärnul edu ning saame meie korra hinge tõmmata ning oleme hetke pärast tagasi. Oleme tagasi Delfi TV vahendusel, Pärnu spordihall ja Pärnu Sadam versus TTÜ. No mäng on natukene selline
TTÜ poole pealt rabe, Pärnu võiks öelda, naudib seda olukorda rohkem ja miks ei peakski. Pärnu on esiteks mängudega 2-0 ees ja on nad jahtimas täna oma selle seeria viimast võitu, et jõuda edasi poolfinaali. Ja nagu siin ka varasemalt sai öeldud, siis Pärnul on täna võimalus ajalugu teha. Ei ole Pärnu viimase 11 aasta jooksul, kui nad siin meistriliigas esindatud on olnud, meistriliigas poolfinaali jõudnud. Et kindlasti isu on pärnakatel suur ja eriti Eiko Rannula tahaks neid saavutusi oma CV-sse kirja panna. Aga nõu on peetud ja mehed tagasi väljakul. TTÜ poole pealt Kiu Rakenberg, Järvelainen, Olmre, Vujovits ja Viilup. Pärnul Raaps, Kass, Kirves, Sutt ja Hallik. Et Pubalole on puhkust antud, Pubalo on oma asjad siin esimesel veerandajal väga kenasti ära teinud ja puhkus ka igati välja teenitud. Vaatame korraga pilgu protokolli. Pärnul resultatiivsem 9 punktiga, nii nagu öelda sai, Tomakoi Pubalo 9 punkti, Simon Sutt 6 ja siis on siin hulgi 2 punkti mehi, Seskus, Kirves, Raap, et kindlasti on nendelt meestelt täna punkte juurde tulemas. Hetkel on mängu lühike seisak ilmselt kohtunike lauast. On üht-teist klaarimist vaja. Aga mida, jääme teile hetkel vastuse võlgu. Korvpallimeestel on lihtsalt võimalus praegu väljakul seista ja publikul ennast näidata, aga pöidlad püsti kohtunike poole peal tähendab, kõik toimib ja mäng saab jätkata. Ja kohe TTÜ alustab siin tunduvalt elavamalt kui esimesel veerandajal. Hea sööt Olmrelt ja korralik kehakontroll Vujovitsi poolt ning 2 punkti juurde ning 4 punkti. Et ei saa kindlasti siin mitte midagi rääkima hakata, et kuidagi mäng on tehtud või Pärnul on see asi lihtne, et täitsa usun, et siin võib mängu tulla nii täna kui ka järgmisteks kohtumisteks, kui Pärnu veel osavamalt riietab lahti siin TTÜ kaitse ja ei jää muud üle, kui Karl-Martin Kasele korralikult üle käte tõmmata ja mees vabaviskejoonel saata. Kasel vabaviske protsent sellel hooajal 2,8, no ei ole kindlasti protsent, mille üle uhke olla, aga vabandust, mitte 2,8, vaid 44, 2,8-st 1,2 sisseviset ja ei taba ka ühtegi vabaviset sellel korral. Vujovits, väga kiire liigutus, söödab välja ja praegu TTÜ-l ongi nii, et iga mees teeb teravuse sisse ja sööt välja läheb, kui Pärnu tuleb kiiresti üle ja kavaldab Mihkel Kirvese ilusa kehaliigutuse selle vea vilemeeste suust välja ja ei ole muud kui külje out. No huvitav ongi, et praegu Pärnule see kiire mäng väga hästi toimib, et tuuakse pall kiiresti üle ja isegi meelega otsitakse neid kohti, kui Vujovits, kiire vahelt lõige ja hea kaitsetöö Simon Sutilt. Hea kaitsetöö, puhtalt pall ära, ilma määrust rikkumata, aga TTÜ-l õigus uuesti pall otsa pealt mängu panna, kui Järvelainen positsioon ülesse. Vujovits on kolmeste mees, võib neid vabalt ette võtta ja Järvelainen samuti eksib. Aga on ründelauad need, mille Pärnul natukene hädas on, et ka eelmises kohtumises sai TTÜ päris mitu sellist kordusvõimalust. Ja võiks öelda, et Eiko Rannula, kas ei ole rahul, aga Kaski ei teinud praegu seda, mida ta on siin viimastel aegadel teinud. Et natukene märkamatuks jäi ja tagasi pingine ning Pubalo tagasi. No, pusivad TTÜ mehed kõvasti praegu.
ja ei ole vaielda siin Kiur Rakenbergil midagi, et natukene lubamatult kõrgele tõstis oma jala ja pani sinna puusa vahele ning see on TTÜ võistkonna teine viga, TTÜ kolmas viga. Pärnul on neid kõigest 1, aga TTÜ on kõrgelt pärnakaid taga ajamas ja Suti ülesanne on pall turvaliselt üle tuua, ilma seda kaotamata. Viilup teeb kindlasti kõike selleks, et võimalikult raske oleks. Mihkel Kirves. Reinar Hallikul ollakse peal. Kolmene Pubalol, see on täna teine ja see on teine resultatiivne kolmene Domagoj Pubalo poolt. On mees täna kolmeseid 100% visanud. 2-2 neid ja Vujovits. No väga meisterlikult säilitas küll asendi, aga see pall ei läinud sisse ja 3-2 olukord ja kaunilt lahendavad pärnakad selle kiire olukorra jälle ja TTÜ-l ei ole muud midagi kui rahulikult jälle pall üle tuua. Et ei taha kuidagi TTÜ täna seda mängu kiireks ajada, et on ju TTÜ treenerid ise rääkinud, et tegemist noorte meeskonnaga ja kiirus ning see vastupidavus võiks selle meeskonna trump olla. Hetkel on pigem see mängupilt selline, et iga mees üritab iseseisvalt ja liialt individuaalne on see asi. Et ei ole suudetud kõiki väljakul olevaid mängumehi lülituda sinna ühte rünnakusse. Et pigem on igaüks pusib ja siis söödab. Aga ei ole sellest soovitud tulemust tulnud. Vaatame edasi. TTÜ mehed üles rivistumas siin. Kates Toomas Raadik, Kiur Rakenberg. Ja sai Reinar Hallik. Ootas Toomas Raadiku poolt seda korralikku tõuget vastu rinda ning ütleks kogemus, aga eks siin kas see asi nii hull oli, et 2 tugevat keha, aga nii neid ründaja vigu antakse ja loomulikult ei olnud Rait Käbin absoluutselt rahul selle kohtuniku vilega. Aga mäng jätkub ja reeglina kohtunikud neid vilesid võtavad tagasi väga harva. Tavaliselt siis, kui omavahel ollakse segaduses, kui nüüd siin Pärnu mehed eksivad sööduga ja TTÜ saab kiiresti palli üle tuua ja vot see on TTÜ mäng. Kiirelt üle ning Pärnul ei ole ka kerge kaitses nende noorte poiste vastu siin võidu joosta. Aga ega hetkel väljakul olevatest mängijatest ei ole see koosseis ka TTÜ-l väga noor, et ikkagi Toomas Raadik, Kiur Rakenberg ja Järvelainen on korvpalluri mõistes sellised ütleks tippajas, et ei saaks öelda, et sellised noored rohelised mehed oleks, et on kogemusi küll ja Toomas Raadik ju on mänginud siin ka VTB kogemusega, on Kalev Cramo eest mänginud, Järvelainen on käinud ka piiri taga ning Eestis erinevate meeskondade ridades pallinud ning ka Kiur Rakenberg. Kiur Rakenberg on loomulikult natukene vähem reisinud meeskondade vahel. Alustas ta Pärnust ja peale seda TTÜ-sse ongi püsima jäänud. Aga Saimon Sutt on resultatiivne vabaviskejoonel ja nüüd toob Viilup kiiremini palli üle, kui muidu see siiamaani TTÜ meestel kombeks on olnud. Katest mängivad, otsivad neid vabu kohti kolmes joone taha just TTÜ mängijad. No korralik teravus Rainkoordi poolt, aga kodukorvid või kuidas seda öelda saab, aga palju on läinud pärnakatel, TTÜ meestel pallid mööda, et soosivad need kodurõngad omasid rohkem. Et tegelikult ju on TTÜ meeskond viskajaid mehi täis ja iga mängija võib siin ükskõik mis momendil paugutama hakata, et see hetkel see protsent nii tugev ei ole. Kindlasti võimalust jalga sirgu lasta ei ole, kui näete Toomas Raadik, väga korralik õpikust võiks öelda välja võetud rünnak, viskab ette, teravus ja korralikult lauapõrke, 2 punkti juurde. Mihkel Kirves võetakse nüüd ründetsoonis karpi ja sunnitakse
eksima sööduga, aga Pärnule jääb see pall ja külje out. Pubalo võtab esimese palli vastu, Seškus ja ilusti nüüd tuli sinna pall, aga ei saanud korralikult kätte. TTÜ-l võimalus kiirelt üle tulla ja Järvelainen neid viskeid tahab ja neid viskeid meeldib ette võtta. Ja järjekordselt 2 ründelauda, kui nüüd TTÜ eksib rünnakul ja Simon Sutt toob kindlalt 2 punkti ja ei hakata seal ka viga talle tegema, et ei olnud vist ka mõtet. Et mees oli juba nii hästi koha sisse saanud, et sealt oleks ainult viga pluss korv tulnud. Aga Sander Viilup võtab üksi ette ja ei tule sealt midagi, aga Järvelainen praegu annab endast kõik, et pärnakate elu võimalikult raskeks teha, on seda meest hetkel näha nii ründes, kaitses, et igal juhul pildis. Simon Sutt eksib 3 punkti joone tagant ja Reinar Alliku 3 võimalus ja on see vise sees. Ja time-out'i võtab TTÜ mehed ja meie teeme ka väikese hingetõmbepausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Mina olen Anni Arro, eelistan Tartu millipastat, sest see on tehtud turumiisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Maitsev Itaalia pastaroog valmib Tartu Milli kvaliteetsest turumpastast. Pasta nagu Itaalias. True believers don't wish, they work. We don't believe the hype, just the grind. Because if you're not working on your game, you're working on retiring. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tagasi Pärnu spordihallis ja mis me oskame öelda, et Pärnu poole pealt on praegu äärmiselt teravad mehed olnud just need korvialused kutid, Pubalo ja Reinar Hallik. Ja ei ole üldse mehed seal korvi all väga tihti, ainukesed tabavad 3 punkti visked on just nende 2 mängija poolt tund, 2 peale kokku 4, nii Pubalo 2 kui Hallik 2 viset. Ja see on kindlasti valus, et siin võib veel oodata, kui tagumised mängijad viskama hakkavad, siin Sutt ja mõne kindlasti tahaks täna ka Seškus ära panna. Sen Olmre siin oli valmis võtma Reinar Allikut ette, no sellised ebavõrdsed vahetused loomulikult tuleks ära realiseerida, aga ega need Pärnu pikad nüüd nii kohmetud ka ei ole, et see liiga lihtne TTÜ meestel oleks. Aga jah, rääkides 3-stest, siis Reinar Allik ju nüüd eelmisest kohtumisest pani neid koguni 4 TTÜ korvi ja oli põhjust Rait Käbinil seal peast 2 käega kinni hoida küll ja veel. Et saab näha, kuidas täna sealt kaugelt joone tagant lubatakse visata. Siiamaani on lubatud ja TTÜ-l ei tule kuidagi rünnakul need korvid, et äärmiselt raskelt. Et Pärnu meestel on kuidagi orgaanilisem see rünnak, loogilisem näeb välja ja TTÜ õnneks on ka lihtsalt inimesed pärnakad, et eksivad. Et kõik pallid ei lähe sisse. Olmre 3 mehe vahele. Ja peale pidurdust jäid need jalad natukene sõlme ja kaotas tasakaalu ning jooks absoluutselt väga õigesti vilistatud kohtunike poole pealt. Seškus kavandab mängijad üles, nüüd tuleb kombinatsioon, no Seškus, Pubalo näitavad küll erinevaid asju, aga loodame, et siiski ühe asja peale välja minnakse, otsitakse pikemalt. Seškus ei lähe 3 punkti vise ja üle pika aja üks ründelaud ka Pärnu meestele. Pärnakat ei ole kiire hetkel. Et seis on mõnus nende jaoks ja sellise rahuliku tundega saab otsida võimalusi. No Simon Sutt oma viskele järgi minnes teeb vea. Siiski mitte Sutt, tundub, et Torminiits võlub selle vea välja ja saab TTÜ
rahulikult palli üle tuua. Pärnakad ei käi kõrgelt. Otsitakse. No korvi all on just see põhikatete panek, et need pikad sinna 3 joone taha välja saaks. Aga ei tule. TTÜ pikkadelt praegu midagi ja pall jälle kiiresti ründetsooni. Hallik, Torminiits. Ja kuidas, mida teevad TTÜ mehed? Kiu Rakenberg on üldse pikali maas sellel ajal, kui Edvinas Seškus 2 punkti Pärnule juurde toob. Et on täielik segadus praegu TTÜ poole pealt ja Reinar Alliksit. See on juba Reinar Allikul võimalus, 3. võimalus selles nende 2 meeskonna vastasseisus sõrmega viibutada vastasmeeskondadele, et mina olen selle väljaku, selle korvi poole kuningas siin praegu ja ei lase teil siin hakata laiama minu korvi all. Et on see loomulikult koha valik, et ja muidugi on ka hüpet Reinar Allikul päris palju, et siin kohtumisest Raplaga küll mänguaja väliselt pani ju palli täitsa ülevalt. Kui nüüd Vujovits Mihkel Kirvese vastu ja jooksu vilistavad. Ja TTÜ peatreener on juba viidud sellisesse seisu, et hakkas juba välisukse poole jalutama, et ei tea, kas nüüd ollakse kohtunike peale vihased või oma mängijate peale. Kõrgelt võtsid praegu TTÜ mehed, aga pärnakatel ei ole sellega probleemi ja pall tuuakse korralikult üle. Pubalo võtab korvi all koha sisse, siiski pall Sutile ja ei ole Sutil täna need 3 punkti visked läinud. Mida teeb TTÜ? Otsiti Toomas Raadikut ja Toomas Raadik väga hästi ootab esimese momendi ära, kui mehed üles hüppavad ja siis realiseerib oma võimaluse ning 2 punkti juurde. Pikad jälle väljas Pärnul, Pubalo 3 punkti joone taga, võtab ette ja ei läinud palju mööda. Kindlasti Pubalo täna ennast seal 3 joone taga hästi tunneb, kui nüüd siin Sten Olmre. Jällegi väga hea pallikäsitlus selle mehe poolt ja keha valitsemine, et see on eraldi tunnustamist väärt, kui nüüd siin tundub, et pärnakad on sunnitud võtma time-out'i ja kuulame, mida treenerid tarka meestele räägivad. We were up by 13. We had three opportunities to go plus 15. But again, we go for easy shots. We take 3 points, maybe they will go. I said first option is inside. If they double team, pass out, then take it, no problem. I don't want you to play horns every second offense. Coach is sport because we're playing these switching passing corner inside. Horns is perfect. No, I tell you on timeout, we tie down, we will tie down. I don't care if it's perfect or not. Every other time you will decide. Okay, five down. Corneli, runner with ball, make the screen. You are the shooter. Come. Hey, take the foul. Go 3 timeout. We need, it's easier second time. Take one route and take the skill route. This ball is already higher, so use it. No vot, sellised jutud, selline asjalik meeleolu Pärnu pingi peal ja no rõõm on vaadata, kuidas mehed asju ajavad ja teineteist toetavad. Aga Sten Olmre on meil vabaviskejoonel ja esimesel viskel ka resultatiivne, et tahtsin siin eraldi tunnustada siin Sten Olmret, et isiklikult minu arvates üks parimaid pallikäsitlejaid ütleksin siin Eesti liigas, et on mehel hea oskus ja selline mõnus plastiline liikumine. Ta tabab ka teise vabaviske ja on 9 punkti, taaskord see seis Pärnu kasuks. Raab palli üle toomas ja rünnak on üles võtmas Simon Sutt. Aga TTÜ mehed on ennast nii hästi paika sättinud, et ei jää muud üle kui selline, kuidas seda nimetada, selline poolik lahendus, natukene nagu segane, aga nii kaua kui pallid sisse lähevad, siis midagi paha öelda ei saa.
TTÜ, Ujovits sisse, pall välja, Olmre. No Olmre on suuri mänge teinud siin ka 37 punktilisi ning ja mida näitab kohtunik? Tundub, et siin jah, kui oleks Olmre nõksa varem sinna ette jõudnud ja jalad paika saanud, siis ilmselt oleks ka ründaja viga antud, aga siin olid mõlemad mehed liikumises ja kui ka kaitsel on jalad liikumises, siis ründaja viga sealt reeglina ei anta. Ja ega midagi, kui Seskusel täna võimalus vabaviskejoonele minna. Natuke ka statistikale pilku heites oleks võib-olla oluline välja tuua, et pallikaotused on suhteliselt võrdselt, Pärnul 8, TTÜ-l 7, aga loomulikult on märkimisväärne lauapallide vahe, et lauapalle on 18 Pärnul ja 9 on TTÜ-l, nii et poolega juhib praegu Pärnu mehed lauapallivõitlust ja see on kindlasti ka üks põhjus, miks see seis praegu selline on, pluss 12 Pärnu poole pealt vaadates. Viilup 1-1 vastu Pubaloga, aga seal oli Toomas Raadiku pikad jalad ja ka pall põrkas auti ning Pärnul võimalus üle tuua palli. Seskus ütleb Raabile, mina toon palli üle ja kamandan siin. No rahulikult praegu pärnakad võtavad rünnakut ülesse. Pakub Pubalo, aga Rain Koort on väga hästi kaitses, et see on hea vaadata, kuidas lühikesed mehed oskavad pikki mehi peale võtta. Et seal ei ole ainult küsimus mass ja pikkus, vaid palju on ka osavuses kinni. Ja natuke liiga uljalt läks Reinar Hallik peale ja sealt ka jooks fikseeriti. Sügab natukene ka Kukalt, aga mitte sellepärast, et ta ei mõistamist valesti läks, vaid ilmselt TTÜ mehed natukene liiga tegid talle. On Pärnu maa-alas. Ja seisab väga hästi maa-alas, küll TTÜ mehed liiguvad, aga siin suuri variante ei tekigi. Hallikule laua pall kirja ja saab ka palli üle tuua. Kirves ja pall loomulikult jälle Seskusele, tundub, et Seskusest need asjad siin hetkel pihta hakkavad. Ja ilmselgelt otsitakse seal pikka mängijat, aga TTÜ on selleks valmis ja vaadake seda Järvelaineni kaitseasendit, et nii teravat nurka ilmselt siin mängudes veel nähtud ei olegi, ei ole kerge selliseid suuri mehejurakaid peale võtta. Ja tundub, et jah, Pärnule jääb see pall ja otsa-audi võimalus. Pubalo usinasti otsib all, aga Järveläinen teeb suurt tööd, segamaks Pubalo ettevõtmisi nii palju kui võimalik. Aga siin lõpeb teine veerandaeg ja esimene poolaeg. Mis me saame öelda, kui pool mängu on mängitud, siis Pärnu on 12 punktiga juhtimas ja ega TTÜ-l siin rohkem muud midagi teha ei ole, kui ikka väga tõsiselt asjad veel ette võtta ja see mäng loodetavasti lõpuks ikkagi pingeliseks ajada. Meie lähme pausile ja oleme varsti tagasi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi.
Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett, kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Helme Metall. Parim ketsipood asub aadressil polsi.ee või külasta meie showroomi Tallinnas. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. True believers don't wish, they work. We don't believe the hype, just the grind. Because if you're not working on your game, you're working on retiring. Sellel kolmapäeval algusega kell 19.30 Keila tervisekeskuses Alexela korvpalli meistriliiga 3. veerandfinaalmäng, kus väljakul PC Kalev Cramo ja Rakvere Tarvas Palmse Metall. Tule aita meie meestel skoori teha.
anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Helme Metall. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olibet. Kõik on võimalik. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Mina olen Anni Arro, eelistan Tartu Milli pastat, sest see on tehtud turumiisu jahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Maitsev Itaalia pastaroog valmib Tartu Milli kvaliteetsest turumpastast. Pasta nagu Itaalia.
No nii, kuna eelmist võitjad, eelmist Sugari piletite võitjad ei olnud kohal, siis me jagame neid uuesti. Nii et veel kord kordame, et olge tähelepanelikud ja kui teie nimi kõlab, siis palun tulge kohtunikud lauda juurde. Tere õhtust, lugupeetud korvpallisõbrad! Rõõm on teid tagasi tervitada siia Pärnu spordihalli ja öelda teile, et mäng jätkub ja loodetavasti jätkub äärmiselt põnevalt. Täpselt nii põnevalt, nagu selle kahe meeskonna vastasseisu siin ennustatud ja oodatud on. Tõsi küll, seis on natukene ühepoolne Pärnu kasuks 12 punktiga, aga olen väga kindel, et ilma võitluseta TTÜ mehed siin tagasi Tallinnasse sõitma nõus ei ole. Pärnu spordiala on mõnusalt publikut täis, ütleks, et sellist rahvast siin korvpallimängudel juba pikka aega näinud ei ole ja olgu tervitatud ka need üksikud TTÜ fännid. No siin silmaga vaadates 2 punast TTÜ fänni on ja loodame, et TTÜ mehed seda oskavad hinnata ja mängu lõpus võib-olla annavad ka plaksu, hoolimata sellest, kuidas see mäng meil siin täna lõpeb. Aga kui siin nüüd mehed on tagasi väljakule jooksmas, siis võiks öelda siin natuke tuhnides ka TTÜ ajalugu, siis ei ole ka need mehed väga pikalt poolfinaalis olnud, et viimati hooajal 2010-2011 sel aastal võideti ka pronksmedal siis, kui minu andmed nüüd ei ole päris valed. Seega on Raplal, TTÜ-l palju mille üle võidelda, kui alustab mängu siiski resultatiivselt Pärnu meeskond. Saab kindlasti huvitav, millised olid need sõnad Rait Käbini poolt meestele, sest oleme ausad, seis ei ole sugugi lihtne. Ollakse kaotusseisus selle mängu arvestuses kui ka üleüldiselt 2-0 on juhtimas mängudega Pärnu. Et see on kindlasti peatreenerite professionaalsus, kuidas mängijaid motiveerida nendel kõige raskematel momentidel. Aga ei tule TTÜ mängijatel mängust vähemalt selles rünnakus midagi asjalikku välja. Reinar Hallik saab jälle ühe blokeeritud viske kirja ja siit saab kirja vea Järvelainen. Ei ole Järvelainen kuidagi rahul nende kohtunike töödega, et vangutab pead ja käed on õhus, aga loomulikult emotsioonid on kõrged ja ei saa midagi selle mehe kohta halvasti öelda, sest on üks kõvemaid võitlejaid siin punaste tiimis. Seskusel lastakse jälle väga kergelt sisse rünnata ja sealt ka selline ilus vikerkaareke visata, aga TTÜ õnneks see mööda läheb ja Kiu Rakenberg nüüd kõrge Seskusel, et kindlasti on Seskus üks see, kes tuleks mängust välja lülitada, et lihtsamaks läheb. Aga vähem täpsemalt ei tohiks võtta Mihkel Kirvest, kes ka siin 2 punkti Pärnule kohe juurde toob ja 44-28. Pärnu on kindlalt juhtimas seda mängu ja on eksimas järjekordse eksimus ka TTÜ poole pealt ja on vaja mehed uuesti ja kiiresti Rait Käbinil tagasi kutsuda ning teeme ühe kiire pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett, kõik on võimalik. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. No jutud räägitud, tantsud tantsitud ja on TTÜ mehed valmis naasma väljakule
ja loodetavasti siis ka vigade parandusi tegema. Pärnul on võimalus jälle pall üle tuua ja vahet suurendada, et olen teile ka võlgu statistika, kes kodudes ise sellele ligi ei pääse, siis kindlasti numbrid, mis mänguseisu mõjutavad, on 2 punkti viskeprotsent kindlasti, mis Pärnul on 63 ja esimesel poolel TTÜ-l kõigest 39. Teine kõige suurem vahe on kindlasti lauapallid, mida Pärnul on 23 TTÜ 10 vastu, kui Toomas Raadik toob 3 punkti TTÜ-le juurde. Üle väljaku, üle platsi mees 12 punktiga Pubalo ja temale järgneb Simon Sutt 11 punktiga. Pärnu mehed on jällegi rünnakut üles võtmas, Kirves eksib viskelt, teeb küll omase sellise liigutuse, kiire üleshüpe, aga kasu sellest ei ole ja hoopiski teisel pool korvi Joonas Järvelaine mängib Kirves üle ja viga Kirvese kontole juurde tuleb. Temal on see individuaalselt teine viga. No tundub mulle siit, kes kohtunike või treenerite jutte küll kuulnud ei ole, aga võib-olla seda öeldi, et tuleks ikkagi teravamalt mängida ja seda ka TTÜ siin justkui proovinud on, et 2 punkti just selle pealt tuleb, kui Reinar Hallik, see on Reinar Hallikul 3-3 ja ei ole ta täna selle joone tagant eksinud, et kindlasti väga kõva sõnal, 100% kolmeseid. Ja siin on järjekordne pallikaotus. Pallikaotustega on mõlemal võistkonnal suhteliselt võrdne kui ja 4-3 Reinar Alliku 4-3 ja endiselt eksimatult mees neid siin täna Pärnu spordihallis sisse lajatab ja see on raske, see on TTÜ-le väga raske ja tuleb ka ise nüüd väga resultatiivselt mängima hakata. No ilus teravus Sander Viilupi poolt, aga jällegi ei taha need pallid korvirõngast läbi minna. Lihtsalt ei ole TTÜ meestel õnne. Et iseenesest on õiged rünnakud. Pall Pärnul jõuab alla ja Mihkel Kirves täiesti vabalt. Ja ka Mihkel Kirves paneb 3 punkti viske sisse, et ei ole Mihkel Kirves väga kõva kolmeste mees. Mäletamist mööda isegi selles arvestuses protsentuaalselt viimasel kohal. Aga kui on vaja panna, siis paneb ja võib ka sisse neid panna. Toomas Raadik võtab Pubalo ette ja lihtsalt 2 punkti sealt. No on vahe suureks kärisenud siin ja ütleks, et ei olegi vist sellist ülekaalu kummagile meeskonnale selles seerias olnud. Et uus olukord mõlemale võistkonnale. Ilusti mängivad siin Sutt ja Pubalo. Kate-kattes klassikaline olukord ning õige sööt õigel ajal ja Pubalole viga tehakse ning kas ka viskeid on, tundub, et ei ole, sest Pubalo läheb puhkama ka Seskus ja Raap ning Kask. Kask on väljakule toodud Seskus ja Pubalo asendajaks. No tahaks ka Kaselt näha selliseid Karl-Martin Kase moodi kõvasid tegemisi, kui Kirves võtab oma teise kolmese, aga seekord mitte. Viilub kiiresti pall üle. Ilus põrgatus selja tagant ja jääb Sutt maha tast ning on sunnitud käe tõstma. See on 3. viga Pärnule. TTÜ-l võistkondlikuid vigu kõigest 2, kui pool aega kolmandast veerandajast on mängitud. Toomas Raadik kindlasti selle võistkonna üks liidritest ja tunneb ka praegu, et kui keegi teine siin tegema ei hakka, siis ma pean ise hakkama seda võistkonda vedama. TTÜ õigus otsa audiks, eksivad. Pärnu kiiresti üle, Sutt ja ei pane korvi alt mööda. No oli ka keeruline vise tegelikult, Kiu Rakenberg sai nii palju käe vahele segamiseks, et eksib ka Viilub korvi alt
ja lõpeb see olukord sellega, et Mihkel Kirvesele isiklik viga juurde ja vabaviskejoonele tundub läheb jah, Toomas Raadik ja Mihkel Kirves tuuakse ka puhkama ning Heiko Rannula võtab korraks hoo maha ja kutsub mehed mõtlema. Kuulame, millest jutt käib. Come on, right? We can still come back. Iga kord mingi keisega see möödanud katsunud laulumine. Peale vaba viskendust lõikas nad sisse. Iga vist eriti laulu. Ikka öelda lähtu After the first match, already attacking, you don't have to beat them. Maybe we can get some speed. After that, we stay in big. No 18 punkti, see ei ole teps mitte lihtne ülesanne Rait Käbinile ja nagu ise pildis nägite, siis ei ole see mees sugugi mitte olukorraga rahul ja miks ta peakski olema. Ja tundub, et see info meestel oli see, et tuleks hakata vist kõrgelt pressima. Saab näha, kui ma siit õigesti kuulsin ja aru sain, mida sinna platsile joonistati. Toomas Raadik, kes on mänginud ka Pärnu eest, on tabav ja resultatiivne esimeses vabaviskes, et Toomas Raadik, tubli poiss, õppimas TTÜ-s magistris, õppimas ärikorraldust. Aga nii nagu mulle asi õigesti tundus, siis on TTÜ mehed valmis ohi enda kätte võtma, et loomulikult seda mängu ei saa siin lõpuni tiksutama hakata, et tuleb pärnakad oma pilli järgi tantsima panna ja üks võimalus selleks ongi kõrgelt ülemistele peale käia, aga kui pärnakad on sellised kindlad väljaku pealt visetega, siis see on keeruline. Martin Kaselt meelitatakse viga välja ja üle välja pressing oli tegelikult ka eelmises kohtumises TTÜ kodus üks neid, kuidas öelda, kavalusi või meetodeid, millega ikkagi pärnakatel kõrvi pihku võeti ja nende mängu ikkagi nii palju segati, et TTÜ läks juhtima ja oli täitsa võimalus Pärnul see mäng kaotada, kui seal viimasel hetkel kogenumad mehed pärnakate poole pealt siiski selle mängu oma kasuks pöörasid. Olmre, teine sees ja vahetus. Järvelainen võtab Olmre korra puhkama. Ilmselt ei saa Sten Olmre pikalt pingil istuda. Natukeseks annab hingamisruumi Rait Käbin, kui said pärnakad mitte väga kergelt selle palli üle rünnakutsooni, aga nüüd saavad rahulikult rünnakut üles võtta ja Karl-Martin Kask on just need, millest ma rääkisin ja mille Kask on siin mängudes ette võtnud, julged teravused, eks need ole kerged sellised pea ees, aga keha on tugev mehel ja ega peabki proovima ja seekord resultatiivselt Järvelainen vastab, ei vasta täpselt ja on hädas Pärnu mehed, praab kiirelt üle. Ja said vea kätte Pärnu mehed. Ei keegi muu kui Kiur Akenberg on selle vea tegemiseks. No täna on Kiur ja Rannarraab suhteliselt rahulikud olnud, et siin viimastes kohtumistes on just nende kahe mehe selline vastasseis eraldi vaatamisväärsus, et vanad tuttavad pärnakad mõlemad ja kindlasti on mõnus niisugust sportlikku pusimist vaadata, aga täna nad ilmselt teineteist peale ei võta ja ka probleeme vähem. Ja jällegi Kask, Vujovitsil raskusi Kase kinnipidamisega. Korvi küll ei saa, aga viga on samuti oluline ning teine Vujovitsi viga ja samuti on meeskondlikud vead nüüd täis TTÜ-l. Iga viga
iga viga on vise ja Sutt ei ole täna resultatiivselt kolmes joone tagant esinenud. Kõrgelt käib TTÜ peale ja Kiu Rakenberg on Seskusel nii otsas kui Reinar Allik, püssid palges ja demonstreerib ka ise, et täna ma panen 5 ja ilmselt kiirus rohkem. Saame neid täna siin väljakul näha, kui Järvelainen vastab sööt Vujovitsile ja see pall läheb Vujovitsi enda kehast välja. Ei tule TTÜ-l praegu mitte midagi kergelt. Kõik asjad õnnestuvad hetkel pärnakatel ja mis võib olla veel valusam, kui see eelmises rünnakus nägime, kuidas meeletut tööd tegid TTÜ mehed ja siis selline kuskilt 7 poole pealt üle käte pandud kolmene. See on kõige valusam ja nüüd Seskus lisab ja pärnakad teevad lärmi. Seskus lisab 3 punkti viske ja paugutavad, tunnevad mõnusalt ennast Pärnu mehed ja vaatame, mida on vastata TTÜ mehel ja ei tule sealt mitte midagi. Et täiesti hädas on siin. Kas lisab ka Sutt oma poole pealt ja veel üks 3 punkti vise. Seis 66-37. No millest on rääkida? Keeruline on minul siin midagi öelda. Vaatame, kas oskab öelda midagi Rait Käbi. Make that motherfucker meil on ammu head täis. Kus meil kirjad mängime mingit sette, neid mängime. Sama head normaalse lihtsalt. Kõik need kollakid tuleb meile kiiresti tagasi. Mäng sarve taas. You gon' get some dick on your bitch. No väljakule on vaja tagasi tulla, ega siin peitu punasärkidel pugeda ei ole mõtet ja ei olegi võimalik, et ainus mida teha on seda seisu ainult paremaks proovida siin kuidagi mängida, aga 19-st 10-3 on pärnakad pand, et no korralik selline motivatsiooni laastamine siis TTÜ-le ja mida näitab kohtunik ilmselt siin Rannar, Sutt, tundub, et Sutt saab pea ja ega ei ole siin TTÜ mehed kuidagi neid palle sisse saanud. Ka praegu kolmene võeti ette, aga tulutult. Ja vabaviske joonel Ivalo Pajumets. Pajumetsal esimene vise mööda, 12,3 minutit keskmiselt sellel hooajal mänguaega on saanud ja vabaviskeid siin ei olegi mängudes palju visanud, mis on ka ilmselt põhjuseks, miks täna siin praegu 2-0. Toomas Raadik, Uur ja Seskus mõtles, et läheb siin Uur viskama ja läks ka pallile ülevalt ajama, jalad maast üles, aga sealt viga ja Risto Puur vabaviske joonel. Võimalus oma kontole punkte juurde tuua, 1,1 punkti keskmiselt hooajal ja mänguaega, nagu siin ka öeldud sai, 6,3 minutit, eksib esimesel vabaviskel. No sellised Rait on kogenumatud mehed ikkagi väljakule usaldanud praegu ja miks mitte, äkki see just mõjubki, et noored mehed praegu üle välja on vaja pressida aga Raap ei eksi, ei väärata selle palli ületoomisega ja on turvaliselt ründetsoonis. Seskus ja see tundub, et ongi ebasportlik.
mõlemad kohtunikud näitavad ja ei ole ka vaidlemise koht, sest ilmselgelt praegu siin kaitse jäi maha ja kui Seškusele ei oleks siin käest tõmmatud, siis oleks ilmselt mees ka ülevalt selle palli lajatanud. On Seškusel hüpet küll, on ta seda meile siin mitmetes mängudes demonstreerinud. Jalg on kõva all ja suudab hüpata. Aga vabavisked Seškusel 53%-ga, eksib esimesel viskel. Punkte üldse hooajal 15,7 ja ei saa neid. Ja Seškuse vabaviske probleemid on alanud just, ütleksin, hooaja teises pooles, et esimeses osas ei mäleta, et oleks neid vabaviskeid nii palju mööda pannud. Aga Pärnu võtab rünnakut ülesse, Raap ja leiab ülesse Kirvese ja Kirves on sealt hädas, aga pall jääb TTÜ-le ja Pubalo lubab endale vea, noh, ütleks, et mitte kõige parem mõte, arvestades seda, et ründamängija oli oma poole peal, ohtlikku olukorda ei olnud ja võistkondlikud vead on täis. TTÜ poole pealt Raadid tuuakse pingile, tagasi Vujovits ja Puur on resultatiivne esimesel vabaviske. Vaatame, kas tabab ka teise vabaviske. Ja ei ole teist vabaviset. Pubalo lauas ja õigus Pärnul rahulikult palli üle tuua. Kolmanda veerandaja lõpuni 1.20. Ei ole kiiret, Seškus jääb palli kauaks hoidma. Ja kõrgelt käivad TTÜ mehed peal ja peabki käima. Et kui siin lastakse rahulikult Pärnu meestel hingata, siis see mäng tiksubki rahulikult lõpuni ja päästa ei anna midagi. Aga Rait Käbin toob järgmise noore mehe väljakule ja Reni Alvin Kuimet samuti, Pärnu oma poiss, Raidu enda kasvandik. Et kõik, mida Kuimet siin väljakul teeb, ongi Rait Käbini enda õpetatud. Ja Reni Alvin Kuimet on 97. aastal sündinud ja pikkust siin andmete järgi tundub, et on 2 meetrit täis. Ja kiiresti tuleb TTÜ üle. Kuimet on võimalus kohe proovida, ei hakka külmalt, tagasi Järvelaineni. Ja teravus sisse, eksib viskel. Raab kiiresti üle, Seškus. Ei hakka, tundub kiiresti lahendama, Raabile tagasi, uuesti sööt. No nüüd oli selline ülemängimine natukene. Oleks Raab võinud sealt vabalt ise proovida 2 punkti oma kontole tuua, et ei ole Raabil, ei siiski 2 punkti on Raabil täna ette näidata. Jah, 2 punkti on Raabi panus meeskonnale täna olnud. On suhteliselt selline noor praegu see koosseis TTÜ-l. No, Vujovits ja Järvelaine on siin need kogenumad mehed noortemate ja kogenumate kõrval. Kui siin järjekordne eksimus, puterdavad palli. Vujovits mõtleb, ei, annab edasi. Mõte oli hea, sest vabalt positsioonilt sai visata. Aga nüüd Pärnul tundub läheb natukene laadaks asi ja Seškus mõistab seda. Võtab hoogu maha, sest saab lõpuni mängida. Vead on täis. Kas teeb Seškus teravust, on aeglasem mees vastas ja no oleks võinud isegi võib-olla vea anda, seal läks käed pihta Vujovitsil, aga kohtunikud alastavad TTÜ-le ja on meil vaadata veel viimane veerandaeg, oleme positiivsed ja loodame, et siit midagi lõpuks on meil veel vaadata. Teeme väikese pausi.
ja tagasi pildis Delfi TV vahendusel. Oleme 4. ühtlasi ka viimase veerandi ootuses. Jah, korvpallisõbrad, kes ihkavad selliseid punkt-punkti mänge. Samuti ka mina, et ei tahaks olla siin mitte kellegi suur poolehoidja, naudin alati selliseid võrdsete meeskondade heitlust, aga hetkel on natukene selles aspektis mäng nukker, et 66-39, aga öelge, miks ei võiks siin praegu TTÜ meid üllatama hakata. Jah, viskekahurid, pidades silmas Olmre, Toomas, Kiur on küll pingi peal. Et mida see meile ütleb, et kas Rait Käbin on juba natukene leppinud olukorraga või lihtsalt ütleb, et mehi on täpselt nii palju ja kasutada võib kõiki, kes ütleb, et ei peaks ka teisi mehi väljakule saatma. Pajumets on vabaviskejoone peal, teenis endale auga need välja, esimese eksib. Ja saab näha, milline saab olema kaitse TTÜ-l. Kas võtavad kõrgelt? Jah, on käed vahel. Ja au ja kiitus üritavad päästa, mida päästa annab. Kordan, et see seis ei ole üldsegi mitte kerge, et kui sa lased vastasmeeskonnal ikkagi nii heasse zooni jõuda, nagu Pärnakat praegu on, 4. veerandaeg ja piisav edu, siis on raske selliste meeste vastu midagi teha. Kui kord mängijad saavad enesekindluse kätte, siis on keeruline, palun väga. See on puhas enesekindluse märk. Aga tundub, et siin kohtunikud ei loe seda palli ära. Ja nii on, seis 68-40. No 28 punkti, see on midagi, mida ilmselt ükski selle seeria vaataja ei oleks ilmselt uskunud, et see asi siin nii kergelt Pärnule kulgema hakkab, sest oleme ausad, Pärnul terve mängu jooksul probleeme TTÜ-ga ikkagi olnud ei ole. On seda mängu kontrollitud algusest peale ja algusest peale on ka TTÜ mehed suhteliselt hädas olnud ja oma sellist mängu siin otsinud, mida nad ütleks kuni lõpuni leidnud ei ole. Ja no oma osa on ka sellel, et need pallid ei kuku, et igas võidus peab kübeke õnne olema. TTÜ-l seda õnne siin täna palju olnud ei ole. Ja seal mehed praegu pikali maas segamini ja ilmselt fikseeriti hüppepall ja õigus Pärnakatel alustada rünnakut. On kõrgelt peal TTÜ mängijad ja iga siin millimeetri eest veel üritatakse võidelda. Raap siiski saab rahulikult üle tuua ja natukene mehi paika kamandada. Karl-Martin Kask väga kaunilt võtab teravuse ette ja 2 punkti juurde. Puur söödab alla Ujovitsile. Ujovits luurab, tahab seal Seskuse vastu teha, tunneb ülekaalu. Aga ei tule sealt midagi ja heidame ka pilgu, et mis on see TTÜ viskeprotsent, 2 punkti viskeid, 34 kõigest. Ujovits nüüd natukene parandab seda olukorda. 27-st 10 viset ja kolmestega on asi natukene parem, ütleks. Et 33% siiski mitte, 15-st 5. Ja Eiko Rannula samuti toob väljakule Heivo Parruli. Heivo Parrul on väljakul viibinud küll ja on ka siin saanud nende 2 meeskonna vastasseisus varemgi pingile väga olulistes momentides. Mäletame, et siin viimases kodumängus TTÜ vastu play-offi esimene mängus siis oli sunnitud tooma meeste vähesuse tõttu Parroli väljakule, aga Torminiits tuleb ja paneb 3. Et Pärnu on väga enesekindel täna siin koduväljakul ja tundub nii, et iga mees, kes linnukese lendu laseb sealt joone tagant, see ka pesa leiab.
Parrol tagasi Sutile, Raab, Kask pakub ennast alla, on lühem mees vastas. Ja lühem mehel ei ole muud midagi teha, kui käed seljas ja viga. Number 7, Ivaro Pajumees. Teine viga, Raab viskab otsa audist palli välja. Sutt ja kergelt siin. Et TTÜ-l iseenesest üks viga, et võiks ju selle konkreetse ühe ära teha ja lasta neil vabaviskeid panna. Ei ole Pärnuga parim meeskond vabavisetes, aga Viiluk vist oli siin nüüd, kui ma nüüd õigesti nägin, toob 2 punkti TTÜ-le juurde. Tormi Niits tuleb kattest ülesse, Sutt palli, Niits proovib korra veel ja kas läheb? Ja läheb! Teine 3 punkti vise, Tormi Niits ja samamoodi 2-2. Ja mis me räägime, millest me räägime, iga mees. Ja ka Eiko Rannula ei suuda naeratust tagasi hoida ja on see pärnakate pidupäev siin täna, kui üritavad ka TTÜ mehed siin loomulikult kõike, mida teha annab. 3 punkti juurde. Pärnul ei ole kiiret. TTÜ ei suru palliga meest nii kõrgelt. Raab ka proovib. Raabil ei. Nii suur pidupäev täna ei ole, et Raab ka veel ühe paneks, aga saame näha. Võimalust veel on. Järvelainen proovib ja ei tule sealt midagi. Mööda vise, lauda järgi ja pall tagasi Pärnule. Sutt saab palli üle tuua. No ei ole siin play-offides näha olnud noori mehi. Et Pärnu poole pealt, ja 3 punkti, Simon Sutt. No see juba muutub nagu tavaliseks, et iga mees, nii nagu ma ütlesin, tulevad ja panevad. Et ega see kaitse nüüd, mis teab võimast, TTÜ-l enam ei ole, et eks siin on kerge selline, kas võiks öelda käega löömist või natuke olukorraga leppimist on märgata ja ega siin nüüd nii kõrgel seda kätte ei hoita, et pärnakad saavad rahulikult neid kolmesid ette võtta ja 30 punkti on tõsiasi. Pajumets vabaviskejoonel ja mida näitab kohtunik. Igal juhul vise on möödas, juurde punkte ei saa. Pärnul õigus rünnata. Tormi Niits mees, kes on sellel hooajal pigem tegelenud vigastusest paranemisega kui mängimisega ja seda arvestades võiks öelda, et suurepäraselt on mängu ennast lülitanud, et oli suur vigastus ja on tagasi korralikus. Sutt kaugelt ja ei jäänud palju muudu, ei jäänud. Raab ründelaud Raabi poolt ja tahab ise keha ees teha Kuimeti vastu. Parrol proovib, ei, Vujovits lööb ära selle palli sealt. Kask vasakuga, ei lähe. No korralikult praegu Pärnu pikad Kask ja Parrol seal punnitasid, aga tolku sellest vähe. No üks nendest vähestest korvidest, mis nüüd TTÜ poole pealt, eriti Järvelaineni poole pealt ka sisse läheb. Et tõenäoliselt on Raidul kõige suurem puudus olnud just TTÜ staaride nii-öelda peitu jäämine täna. Ja Järvelainen tuleb üksi ja kas tuleb nüüd ilus pealtpanek, kindla peale välja minek. Pealt ta paneb, aga ei hakka siin midagi väga ilusat tegema ja ei olegi ilmselt põhjust esinema hakata, seis on tõsine ja näidata tuleb hoopis teistes kohtades kui siin suures kaotusseisus. Sutt, Kask, Vujovitsi võtab julgelt ette, on ennegi selle mängija vastu teinud. No oli selline tugijala vahetus, näitab ka Vujovits kohtunikul, aga Rauno Peerandi arvates oli see liigutus määrustepärane ja mäng saab jätkuda. TTÜ otsib oma kohta, eksib. Siin Pajumets söödul ja Niits korra mõtles, et 2 on ju läinud, võiks ühe veel panna,
aga austusest oma meeskonnakaaslaste vastu ei hakata siin punnitama. No ei saa Parrol kuidagi endal kohta üles, et Raab siin meeleldi oleks talle pakkunud, tahaks, et ka Parrol saaks ju silmad kirja siin play-offis, kui nüüd Kaesk tuleb pika sammuga, ei olnud Raabi poolt nii hea see sööt. Ja hoopis tuleb palli kaotus. No on selliseks kergelt laadaks see mäng läinud, et jookse ja hüppa ja viska. Ja ega ei olegi ilmselt kerge sellises seisus ennast kuidagi mängu, kuidas öelda, tõsisel moel lülituda, et on näha, et vastasmeeskond on juba leppinud ja mis siin Pärnul enam pakkuda on, kui see mäng lõpuni tipsutada ja skoori lihtsalt teha, et 3 punkti juurde ja võtab time-out'i Pärnu treener Veiko Rannula ja vaatame reklaami. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tagasi pildis Pärnu spordihallis on jäänud mängida 4. veerandaega 2 minutit ja 46 sekundit. Visates pilgu protokolli jälle, siis nii nagu ma siin ka mainisin, et TTÜ nii-öelda et põhivedurid on ikkagi varju jäänud, et siin kõikide põhimeeste kasutegur on miinustes nii Akenbergil, Raadikul, Olmrel kui ka Järvelainenil ja Järvelainen 11 punkti, Raadik 12, Olmre 8, et need ei ole need punktid, mis on nende meeste sellised tavapärased taksid. Et kindlasti on selle poole pealt kahvatuks olukord jäänud. Samas Pärnu, kui nüüd siin ikkagi üritab TTÜ seda seisu võimalikult ilusaks teha, et nii palju, kui seda siin teha annab. Ja oli Torminiits väga joonel lähedal, et pall vastastele jälle anda, aga tuli raskest olukorrast välja. Pärnu poole pealt üle väljaku meeseks tõusnud Simon Sutt 21 punktiga. 15 punkti Reinar Hallik, 14 punkti Pubalo. Et Pärnu mehed, Pärnu nii-öelda põhimehed ikkagi on oma asja täna ära teinud ja meeskond alt vedanud ei ole. Kasele pall ette kiiresti ja on Kasel muidugi pikad jalad ja seda madalat palli raske põrgatada. Samas hea mõte Raabi poolt, et kuna pressing on ja võimalus hea sööt kiire ette oli panna, siis miks mitte. Et nüüd tuleks ka Pärnu poole pealt ikkagi see mäng viisakalt lõpuni mängida. Et ei ole pärnakad ka siin pikalt punkti saanud ja nagu ise näete pildis, siis ei olegi nagu korralikku rünnakut üles saanud ja mida me näeme, et siin tuleb järjekordne time out, et Rannula ei olegi sellega nõus, mis ma ilmselt just rääkisin. Ja kuulame, mida räägitakse. Mängi on sulle veel on nulli. Kollide roll. Ja järgmine viimast proovi Rusiga. Oi. Võtad rohkem aega, vaata, et kui pikka peal ei ole, kuidas tempo teeb. Ja täna kohe korgele oli.
no Heiko Rannula pigendab natukene siin TTÜ piinasid, aga mäng tuleb sellise soliidse publiku ees, keda on siin meil Pärnu spordihallis kenasti palju, et tuleb korralikult see mäng ikkagi ära lõpetada, et on siin publikus näha ka tähtsaid ninasid, endine linnapea ja muud olulised inimesed, et ei saa siin kuidagi sellele võidule halba maitset külge jätta. Et on igati põhjendatud time out Heiko Rannula poolt. Ja mida tundub, et on selline maala moodi asi Pärnul üles võetud. Kolmene TTÜ-lt ja ei lähe, aga saavad ründelaua ja võimaluse uueks katseks. Ja Aleksander Kaabermaa on siis mees, kes kolmese ette võttis just eelmisel rünnakul. Järvainel väljasööt. Ja Kaabermaa ei olnud nüüd see, oli Silver Suurorg, kes proovis oma võimalust mööda Kask. No sellised pikad sammud. Ja vea välja ta sealt meelitas. Number 8, Risto Puur. Ja Pärnu on nüüd pikalt olnud siin 83 punkti peal ja juurde siin väga palju tulnud ei ole, et viimati vist, kui õigesti mäletan, siin Torminiitsi kolmene. Ja ega sealt rohkem muud midagi tulnud ei ole. Kasel võimalus suurendada vahet. Sellest võimalusest hetkel kinni ei haara, aga üks vaba vise veel ja siis pall mängus või otsa out TTÜ korvpalliklubile. Ja pall mängus. Järvainen ise kiiresti üle. Sööd Kuimetile, keskpositsiooni vise, ei ole täpne. Pall Sutile ja sealt viga ning TTÜ-l on see 4. võistkondlik viga, see tähendab, et vabaviskeid hetkel ei tule. TTÜ on suhteliselt tagasi hoidnud oma vigadega sellel veerandajal, et nüüd siin ümmarguselt minut lõpuni saadakse ka oma need meeskondlikud vead täis. Ja üleüldse vigadega on ainult Pärnus väljas üks mees Mihkel Kirves, et ülejäänudel nii TTÜ-l kui Pärnul vigadega probleeme ei ole. Ja Niits, kas Niits läks ülevat seda palli panema ja saab Heivo Parrul play-offis oma silmad kirja ja 2 punkti Pärnule juurde ning Pärnu fännid on püsti ja tervitamas seda viimast 30 sekundit. Järvelainen veel proovib kolmest, aga ei. Ja Pärnul on võimalus palli lõpuni hoida. 15 sekundit. Ja tundub, mitte ei tundu, vaid on teoks saanud see suur sündmus, et Pärnu on esmakordselt jõudnud poolfinaali, mida on kaua oodatud. Ja täna on see suur päev käes ja sellist pilti nagu praegu publiku seas on näha, ei ole siin Pärnu spordihallis väga ammu nähtud. Teie kallid vaatajad, olge veel natuke meiega, varuge kannatust, mina lähen küsin esmaseid ja vahetuid muljeid peatreenerite käest.
White Cabin selleks hooajaks on asjadega ühel pool, et ma ei tea, kas sellest mängust on üldse mõtet siin pikemalt praegu üldse rääkida? Ma arvan jah, et 2 mängu me olime nii lähedal sellele võidule, et see tahtmine natuke käis eespool võimeid meil täna. Aga nii nagu sa ütlesid, et sellest mängust jah, lõpp ei läinud nii, nagu me lootsime, aga ma tahaks lihtsalt soovida White Cabinile õnne, et 11 aastat tagasi siia täitsa nullist ehitas korvpalliklubi, mis nüüd on jõudnud Eesti 4 kõige tugevama klubi hulka, siis müts maha selle ees. Just nimelt, et ilmselt ise tead väga hästi, et Pärnu ei ole poolfinaali jõudnud siin viimase 11 aasta jooksul, et Pärnu jaoks suur sündmus, aga võta siis natukene kokku, et tegelikult tänast mängu mitte arvestades, siis ju nagu sa ise ütlesid, olite kogu aeg väga lähedal sellele. Et oskad sa nüüd kokku võtta, et mis see siis oli, mis see natukene oli, millest puudu jäi? Ma arvan, natukene jäi meil jõust puudu, natukene pikkusest puudu, aga mis kõige rohkem, ma arvan, millest puudu jäi, oli selline, et osad mängijad alles mängisid esimest play-off seeriat, et sellised, kuidas ma ütlen siis, selliseid lapsikuid vigu natuke liiga palju sellise võistkonna vastu. Aga siin natukene ütle, paranda mind, kui ma eksin, et ei ole ka TTÜ siin viimased kas 5 või 6 aastat ka 4 hulgas olnud, et viimati 2010-2011, et oled ise 2 aastat siin treener olnud, uue pilguga ilmselt siia võistkonna tulnud, miks TTÜ-l on selline pikk paus sisse jäänud? Mul on väga raske öelda, sest enne ma ei töötanud TTÜ-s, et aga räägi selle viimase 2 hooaja siis aspektist. Lihtne matemaatika näitab, kui me eelmine aasta olime 7, nüüd oleme 5 ilmselt, siis võib-olla järgmine aasta selle koha peal räägime mingit muud juttu. Aga vist kaua puhata ei saa, et 4. ja 5. mai on ülikoolide võistlused, Final Four tuleb Tallinnasse, et on võistkond endiselt koos ja hoiate vormi? Jaa, kindlasti, et eks me nüüd mõned päevad kindlasti puhkame ja katsume kõrvade vahelt tuulutada ja siis hakkame ette valmistama juba selleks ISBL-i Final Fouriks. Kellele edaspidi pöialt hoiad Eesti meistriliigas? Eks ikka venna poolt peab olema. Aitäh ja edu! Eiko Rannula, et sellist publiku emotsiooni ei ole pikalt näinud, mina ütleks, et ei mäleta üldse. Et oled ajalugu tegemas Pärnus, et ei ole Pärnu meistriliiga 4 hulka jõudnud, kuidas tunne on? Tunne on hea, loomulikult see on üks meie eesmärkidest, aga kindlasti ei ole veel lõppeesmärk, et poolel teel, et nüüd on vaja edasi teha, et mõtlengi, et tähtis ongi praegu see, et me liiga pilvedesse ei lähe. Et siin on väga rasked mängud ees. No tegelikult ma ikka tahaks kiita natukene, et sa ikka oma tagataskus ka midagi saaksid panna. Tegelikult sinu tulemusega siia Pärnu on alati väga lähedal olnud, et siin üle-eelmine aasta, kui ma ei eksi, siis 3-2 Rakverele, eelmine aasta TLU Kalevile 3-1 ilmselt ja see aasta 4 hulgas. Et mis sa ise selle kohta ütled, et mis selle suure töö taga või edu taga on? No eks ma rääkisin need eelmised aastad ka ju, et kaotasime küll, aga kindlasti need kaotused ja need play-off mängud siin Kirvese-sugustele ja Normanit küll kahjuks ei ole praegu. Kindlasti meie mängijad on aasta vanemaks saanud ja kasvanud ja arenenud. Lõpuks olime 2 esimeses mängus lõpus kindlamad ja täna olime, ütleme nii, juba füüsiliselt paremad, et nemad olid ikka täitsa ära kustunud. No kindlasti paar head sõna ka oma noorte hoolealuste kohta, et siin on väga hästi pead tõstmas Mikkel Kirves, Kask ja nii edasi, et see on ikkagi kõva sõna, ütleme siin võõrleegionäride kõrval ka omad Eesti poisid teevad tegusid. No jaa, aga see ju kokkuvõttes meie klubi nagu niisugune identiteet ongi, et nii palju kui neid omasi poissi siin alles on, et need mehed kõrgemale aidata ja mängumeesteks teha. Ilmselgelt Kirves on kõige parem näide, kes on selle aastaga kõva sammu edasi pannud. Aga nagu ma ütlesin, et see on alles pool eesmärk, et tuleb veel stabiilsust ka leida ja stabiilselt niimoodi mängida, mitte jälle paar mängu alla ja siis jälle üles.
Kuidas üldse mehi ette valmistasid tänaseks mänguks lühidalt, et võtsid väga rahulikult või igatahes õnnestus, täielik pidupäev ütleks, et kõik, mis sisse või mis lendu saadeti, sisse läks? No pigem ma ütleks, et täna oli juba mängu alguses tunda, et TTÜ nagu füüsiliselt just ei jõua. Et see esimese poole vahe oleks ka suurem olla, aga me siin võib-olla ise natukene mängisime üle või väristasime, aga mis me nüüd ette valmistus selles suhtes, ma natukene arvasin ka seda, et nende jaoks üks päev vahet ja võib-olla natuke lõi see masti maha ka see teine mäng, et jah, suur pluss oli meil muidugi see, et me saime täna väljas sisse need otsustavad seal teise poole alguses kohe ja siis saime enesekindluse kätte. No homme selgub, aga suure tõenäosusega Kalev Cramo vastu tuleb, et miks mitte jälle. Viimane kohtumine oli kaotust kõigest 3 punkti ja tegelikult kõik Kalev Cramo põhimehed mängisid keskmiselt 20–30 minutit, et ei olnud üldse selline tavaline või selline lihtne mäng siin, et võiks ju vabalt ära võtta. Mõtlen, et ärme pilvedesse lähme. Loomulikult Kalevil on niisugune tugev eesliin, mis meile iseenesest nagu pigem sobiks rohkem vastu mängida, aga selge see, et kvaliteedi vahe siin sees on, et me peame ikka väga hambad ristis punitama ja teine asi on ka see, et me oma 6-7 mehega siin lolliks ei saa ka minna, et tuleb kainelt mängude ajal otsustada, et kas nii-öelda võidelda lõpuni või natukene säästa ennast, aga siin on veel pikk maha 10 päeva minna ja kiirelt võib-olla teeme väikse füüsilise tsükli ja siis vaatame edasi. No mängivad väljakul mängijad ja siis on ka treenerid, et Alar Varrak ja Aiko Rannul, et mis on sinu trumbid, millega üle kavaldada võiks? Ja oma trumbid ma jätan enda teada, las ta praegu olla nii. Okei, aitäh Aiko Rannule ja edu! Mina tänan teid, et olite meiega selle mõnusa sportliku õhtupooliku, elage kaasa homme ka Cramole ja Rakverele ning Pärnule edasistes mängudes. Kena õhtut!